See Saustinõmme viadukt siin on Rail Balticu esimene käega katsutav rajatis, kust ühel hetkel hakkavad Rail Balticu rongid läbi sõitma. Aga täna ei räägi me mitte rongidest, vaid hoopis ökoduktidest, kus loodetavasti ka metsloomad ühele ja teisele poole rongiteed liikuma pääsevad. Selline sõna nagu ökodukt hakkas eestlaste teadvusesse jõudma 10 aastat tagasi. Ökodukt on justkui looduse sild üle inimese loodud transporditee, olgu selleks siis maantee või rongirööpad. Rail Balticu trassil on ökodukte plaanitud lausa 24 või võimalik, et üks rohkemgi. Paradoksaalne mõelda, et seni Eestis ehitatud raudteed ei ületa ükski rohesild. Kui me räägime nagu päris täismõõdus ökoduktist, siis see peaks ühendama kõik elustikurühmad. Imetajad, kahepaiksed, erinevad loomad, ka selgrootud, putukad. See tähendab seda, et ökodukti peal see maastik, mis on kujundatud silla peale, peab olema samasugune, nagu on ümbritsev loodusmaastik, nagu on elupaigad. See on see, mida me praegu nagu Rail Baltica puhul, millega me tööd teeme. Juba päris mitme aasta jooksul mul on olnud võimalus Rail Balticale nõu anda ja uluki taristu rajamisel ja planeerimisel. Ja see on sisaldanud siis nii trassivalikut alates aastast 2013, kui ma liitusin meeskonnaga, siis läbipääsude valikut, erinevate taristu tüüpide võrdluseid, valikuid, soovitusi. Kõige kriitilisem või olulisem info, mis on alusinfo, on reaalne loomade elupaiga kasutus, kus loomad elavad. Seal on, kusjuures tuleb tähele panna, et meil on kümneid, kui mitte sadu erinevaid loomaliike, kes meil ju elavad ja kes neid läbipääse hakkavad kasutama. Igal liigil on erinev elupaiga kasutus. Sealt johtub see, et milline see läbipääs spetsiaalselt peab siis olema. Kui me vaatame seda Rail Baltica trassijoont, siis ta on igavesti kõver ja väänlev, eks ole. Ja kui me võrdleme seda olemasolevate raudteetrassidega Eestis, siis need on pulksirged, lähevad kõikidest elupaikadest läbi. Kunagi pole nende planeerimisel mõeldud, et kas seal põdrad või ilvesed ka ees elavad. Teisalt on suured maanteed on sellised, kus liiklussagedus on kümneid, sadu, võib-olla isegi tuhandeid kordi suurem. Et selles mõttes me ei tohiks mööda vaadata juba olemasolevatest maanteedest ja seda probleemi lahendades. Rail Balticu Eesti lõigu pikkuseks on planeeritud 213 kilomeetrit. See tähendab, et rohesildu on trassile mõeldud enam-vähem iga 10 kilomeetri tagant. Lisaks veel altpääsud, truubid, läbipääsud kahepaiksetele, loomarajad jõgede ja ojade kõrval ning roheribad maanteeviaduktide juures. Rohesildade pioneeriks Eestis on Maanteeamet. Kui palju on üle Eesti maanteede ökodukte ehitatud? Tänaseks päevaks on Maanteeamet kokku ehitanud 4 ökodukti. Et meil on üks ökodukt Tallinn-Pärnu maanteel, kus me hetkel oleme, ja meil on Tartu maanteel veel 3 ökodukti. Ja esimene ökodukt valmis meil juba aastal 2013 ja viimane sellel aastal siis Tallinn-Tartu maanteel Kose-Võõbu lõigus. Kuidas need käiku on läinud loomade seas? Kui populaarsed need ökoduktid täna on? Päris ametlikke andmeid meil on ainult esimese ökodukti osas, kus meil on olnud 2-aastane seire peal. Aga selle esimese seire põhjal võiks küll öelda, et tegelikult esimene ökodukt õnnestus. Seal oli või on ka siiamaani päris aktiivne loomade liikumine ja me kokku selle 2 aasta jooksul tuvastasime 13 erineva liigi ületus. Ja selle 2 aasta jooksul oli fikseeritud ületusi üle 1600, nii et päris arukalt. Iga ökodukt on eelmisest ju natukene parem, et te olete teinud mingeid järeldusi ja mida õppinud, et kuidas see ökodukti areng on toimunud? Kui me räägime esimesest ökoduktist, Kolu ökoduktist Tallinn-Tartu maanteel, siis kindlasti võib tema kriitikaks öelda seda, et ta on võrdlemisi kitsas. Et mida laiem on ökodukt, seda paremini loomad võtavad selle omaks, seda vähem tajub ökodukti peal ka seda liikluse mõju, mis siin kõrval toimub. Me oleme sellest õppust võtnud, järgnevad on olnud juba oluliselt laiemad, isegi 2 korda laiemad kui esimene ja ma loodan, et see trend on jätkuv. Ökoduktide planeerimisel kahtlemata on väga oluline ka arvestada õigete kalletega. Maanteeameti ökoduktide juhendmaterjalid ütlevad, et hea ökodukt on peaaegu sama pikk kui lai ning õige kaldenurk on maksimaalselt 16%, veel parem 12 või vähem. Mida madalam kalle, seda julgem on loomal sealt üle minna. Mis on veel oluline on see, et teiselt poolt paistaks ka mets. Et
et loomad saaksid aru, olles ühel pool, et teisel pool on mets ja et sinna on võimalik minna ja sinna on mõistlik minna. Et see tagab selle, et loomad hakkaksid rajatist kasutama. No ja siit tulebki tegelikult väga põnev nüanss, et lageraied on Eestis praegu väga populaarsed ja need tegelikult nullivad ära väga suure osa tööd kõikide ametkondade poolt, et kui suur probleem see lageraie on? No tõsi ta on, et see lageraie meie jaoks on probleemiks kujunenud ja suisa mõlema esimese ökodukti puhul, sest et mitte kõik liigid ei ole adaptiivsed lagedate tingimuste osas, ehk nad on pelglikud, nad vajavad metsa, nad vajavad puid, mitmed liigid on ka puudega seotud, näiteks oravad, nugised. Ehk siis tõhusa ökodukti puhul mängivad rolli õige asukoht, õige kaldenurk, õige laius ja kokkulepped maaomanikega metsahoolduse osas. Rail Balticu ökoduktide projekteerimisel on eeskuju võetud Euroopa parimatelt hollandlastelt. Planeeritud rohesildade kaldenurk on 10 kraadi ning kitsaima silla laiuseks saab olema 50 meetrit. Igasugusest ökoduktist ja altpääsust on kuidagi nagu rohkem tolku siis, kui ülejäänud Rail Balticu trass on justkui tarastatud. Kuidas selle tara ja ökodukti seosega nüüd lood on? Praegu kaalutakse erinevaid lahendusi veel. Ehk me ise ja konsulteerides ekspertidega oleme näinud, et otstarbekam minna ökoduktide peale, ökoduktide ja raudteetarastuse peale. Et ökodukti puhul me saame öelda, et tegu on läbiproovitud lahendusega. Me teame, kuidas ehitada häid ökodukte. Me teame, et need on turvalised, need ei too kaasa erinevaid riske. Kui me võtame nüüd alternatiivi ehk siis loomaveletite kasutuse, siis kindlasti jääb seal tõenäosus, et loomad jäävad mingil määral rongi ette. Ja kiirrongi puhul põdraga kokkupõrge, mis see endaga kaasa võib tuua? Nii põdrad kui metssead, et igal ühel on omad sellised nagu eripärad, et madalamad, suurema massiga loomad kipuvad jääma siis pidurisüsteemidesse, kahjustava veeremit alt, põdrad võivad jõuda ka põhimõtteliselt esiklaasidesse ja need löögid on üpriski tugevad ja põhimõtteliselt võib rong ka suurel kiirusel raudteed välja sõita. Aga siia peale tuleb kindlasti mainida see, et me ka keskkonnamõju hindamiste raames analüüsime jätkuvalt, kas ja millisel määral, kas pilootprojektina oleks mõistlik, võimalik ja ohutu rajada ka ökoduktide alternatiivseid lahendusi.